Ükski president pole olnud valmis seda tegema. 47 aasta jooksul ehitati üles konventsionaalne sõjaline jõud nagu Põhja-Koreal. Nii nad saidki tuumapommi. Nii palju relvastust, et keegi ei tahtnud nendega vastamisi minna. President Trump oli valmis seda tegema ja on seda siiani. Iraanil oli võimalus läbi rääkida ja Hormuzi väinas mõistlik olla. Aga kui nad ründavad kaubalaevu, siis me ründame neid. Nagu president ütles 10 korda tugevamalt. Ja me nõrgestame neid iga öö. Ja presidendil on kõik vajalikud võimalused olemas. Tahavad rääkida? Väga hea. Kui ei, siis ootab neid sõjaministeerium. Oleme valmis. Iraan kaotab lootuse pärast seda, kui Trump võidab Liibanoni isiklikul kohtumisel Valges Majas strateegiate kavandamiseks. Ja president keeldub viimastel tundidel esitatud 10-päevasest relvarahust. Pinged plahvatasid kohtumisel Donald Trumpi ja Liibanoni presidendi Joseph Aouni vahel Valges Majas. Samal ajal, kui Teheran püüdis piirkondlike läbirääkijate kaudu rünnakutesse pausi tuua, sai Trump Beirutilt sõnumi. Kava Hezbollah relvitustamiseks, Liibanoni armee kontrolli laiendamiseks lõunas ja Iisraeli vägede väljaviimise edendamiseks. Relvarahu taotlus ei tulnud ainult vahendajatelt. Jerusalem Posti poolt küsitletud allikate sõnul algatas Iraan ise salajasele ettepaneku ja lubas seejärel Katari, Egiptuse, Omaani ja Pakistani ametnikel esitada plaani Ameerika Ühendriikidele. Teheran soovis 10-päevast pausi, et proovida olukorda ümber pöörata ja taastada ajutine kokkulepe, mis lagunes pärast uusi vaidlusi Hormuzi väinas. Trumpi valitsusega seotud ametnikud nimetasid seda formaati absurdseks ja ebaloogiliseks. Nii palju kui ma aru saan, on arutlusel olev ettepanek 10-päevane relvarahu. Jah, viimane relvarahu ebaõnnestus. Mis siis annab sulle uue lootuse, et 10, 20, 13 või 4-päevane relvarahu oleks teistsugune? Ei. Mis on dünaamikas muutunud? Ja nii palju kui mina näen, mitte midagi. Iraanlased tunduvad veelgi julgemad. Jah, võib-olla õnnestuks sul 3 päeva võita. Sa võid, ja siin ongi probleem. Lisaks sõjalisele küsimusele, oletame, et president teatab 10-päevane relvarahu ja see laguneb 4 või 6 päevaga. Nüüd oled sa poliitilist kapitali kulutanud ja näid nõrgemana. Minu mõte on, et poliitiline ja sõjaline risk on suurem, kui panustada kokkuleppele, mille õnnestumise tõenäosus on väike, kui tegevust intensiivistada. Ma mõtlen, et ühel hetkel pead sa seda tegema. Kas sul pole teist võimalust? Trump ei nõustunud lühikese pausiga ilma konkreetsete garantiideta. Washington nõuab, et vähemalt osa vabale laevaliiklusele Hormuzi väinas kehtivatest reeglitest oleks enne rünnakute peatamist kokku lepitud. Ameerika Ühendriigid soovivad ka pikemat relvarahu ja kokkulepet, mis ei lubaks Iraanil kasutada 10 päeva oma vägede ümberkorraldamiseks, varustuse peitmiseks ja kaubalaevade ähvardamise jätkamiseks kohe pärast tähtaja lõppu. Selles Mario Naufali avaldatud sisus esitatakse ettepanek luua Hormuzi väinas keskne koridor. See koridor jääks Omaani ja Iraani kontrollitavate vete vahele ning seda kasutataks kaubalaevade liikumise kaitsmiseks. See idee näis pakkuvat kiiret lahendust, kuid ei taganud alalist laevanduse vabadust, mida Trump nõudis. Valge Maja jaoks tähendaks ajutise koridori avamine ilma Iraani kontrolli piirkonna üle lahendamata, vaid järgmise kriisi edasilükkamist. Ameerika valitsus tegi samuti selgeks, et Iraan peab endiselt vastutama vastastikuse mõistmise memorandumi rikkumiste ja hiljutistes Jordaanias ja Iraagis toimunud rünnakutes hukkunud Ameerika sõdurite surmade eest. Ühendriikide ametnik kinnitas, et laastavad löögid jätkuvad seni, kuni Trump otsustab teisiti. Clash Reporti avaldatud videos küsib reporter Trumpilt, miks pole märke sellest, et Iraan oleks valmis võitlust lõpetama. Trump vastab küsimusele ja ütleb, et on olemas vestlused, mis ei jõua avalikkuse ette. Härra, pole märke, et Iraan oleks valmis võitlust lõpetama. Ja mis on plaan? Pommitada seni kuni? Jah. Pole märke, et Iraan oleks valmis võitlust lõpetama. Ja mis on plaan? Kas pommitada seni kuni nad alla annavad? Kuidas sa tead, et pole märke? Aga kas sina tead midagi, mida mina ei tea? Nad ründavad meie liitlasi. Sa eirad neid kulisside taga, kus nad otsivad koguneda, et lõpetada. Seda Iraanlased tahavad meeleheitlikud kohtumist, et proovida vastasseis lõpetada. Ameerika president kinnitas, et tal ei ole huvi läbirääkimiste vastu enne, kui Teheran nõustub tõeliselt tõsise ja produktiivse kohtumisega. See ütlus hävitab kujutluse, et Iraan oleks sõja jätkumisega rahul.
Teheran esitas salaja ettepaneku, otsis vahendajaid ja püüab nüüd saavutada pausi, samal ajal kui Ameerika rünnakud laienevad. Trump otsustas hoida ukse ainult osaliselt avatuna. Läbirääkimised võivad jätkuda, kuid pommitamine ei peatu lihtsalt sellepärast, et režiim palus 10 päeva. Surve muutus veelgi õhkraks, kui Trump rääkis Kirkamäest, maa-alusest kompleksist Natansi lähedal. Israeli poolt edastatud luureandmed viitavad sellele, et 1000 tsentrifuugid võidi selles piirkonnas sügavatesse tunnelitesse üle viia. Clash Reporti avaldatud videos kinnitab Trump, et Ameerika Ühendriigid jälgivad seda materjali ning piirkonda tabab tõenäoliselt peagi väga tugev löök. Trump tunnistas, et Washingtonil ei ole veel täielikku kinnitust kõige kohta, mis mäe sisse paigutati. Sellegi poolest hoiatas ta, et see koht on sihikule võetud. Kas te arvate, et Iraan viis tuumasentrifuugi Pikaksi mäe alla? Ja kui ütlete, et me pole veel lõpetanud, siis mis on veel tegemata? No ma arvan, et nad võivad seda teinud olla. Meil pole selle kohta andmeid. Kõik, mida me teeme, on valeuudiste lugemine teada. Võib-olla on meil seekord õigus, aga see pole oluline. Ilma materjalita sa räägid tsentrifuugidest. Jah, see ei tähenda midagi ilma materjalita. Neil ei ole seda, sest me jälgime kõike. Tegevus toimub seal ja me peame selle piirkonna varsti ründama. Ja pole midagi, mitte midagi, mida nad saaksid teha. Tead, ma ei ütleks seda, kui arvaksin, et nad saavad midagi ette võtta. Aga me ründame seda piirkonda varsti. Võimalik tsentrifuugide üleviimine näitab, et režiim püüdis kaitsta osa tuumaprogrammist rajatises, kuhu on raskem ligi pääseda. Ameerika presidendi välja kuulutatud vastus oli Teherani jaoks hirmutav. Varustuse peitmine ei tähenda, et peidukoht jääb puutumata. Teine video salvestab Donald Trumpi väite, et iraanlased ei tea veel kogu hävingut, mida Ameerika Ühendriigid on põhjustanud. Ta ütleb, et operatsiooni praegu lõpetamine võimaldaks juba kuulutada suureks eduks. Sõnum on, et kampaania pole veel lõppenud ja võib minna raskemasse faasi, kui Teheran jätkab Washingtoni tingimustele vastu seismist. Praegu ei tea keegi peale iraanlaste, kui palju kahju me neile põhjustasime. Me tekitasime kahju, mille taastumiseks kulub neil 20-25 aastat. Nii et kui me homme lahkuksime, oleks meil juba olnud suur edu. Aga me ei lahku homme. Sõjaminister Pete Raksed rõhutab, et Iraanile anti võimalusi läbirääkimisteks ja vastutustundlikkuse näitamiseks Hormuzi väinas. Tema sõnul, kui Iraani väed ründavad merenduskaubandust, vastavad Ameerika Ühendriigid palju suurema jõuga. Raksed kinnitab, et režiimi võimekus väheneb öö järel, eriti neis punktides, mida kasutatakse laevade ähvardamiseks, droonide väljalaskmiseks ja rakettide kasutamiseks kaubateede lähedal. Just sel hetkel toob Trump Liibanoni oma piirkondliku strateegia taha. Joseph Aoun saabus Valgesse Majja kirjaliku ettepanekuga võtta Hezbollahalt relvad ja anda Liibanoni riigile kontroll julgeoleku üle. See oli esimene Liibanoni presidendi visiit Valgesse Majja peaaegu 2 aastakümne jooksul. Aoun peab Trumpi piisava võimuga autoriteediks, et survestada Iisraeli järkjärgulisele tavanemisele ja tagada toetus Liibanoni armeele. Tunde enne kohtumist hakkasid Liibanoni sõdurid sisenema lõunaaladele, mis on seotud Ameerika Ühendriikide poolt vahendatud kokkuleppega. Protsess hõlmab katsetsoone, kus Liibanoni armee peab otsima relvi, lammutama Hezbollah struktuure ja takistama rühmitusel külasid taas sõjalistel eesmärkidel kasutamast. Iisraeli täielik taganemine sõltub endiselt nende operatsioonide tulemustest, kuid see samm toob Liibanoni ametlikud jõud aladele, mida varem domineeris Iraani toetatud relvarühmitus. Selles Mario Naufali avaldatud videos istub Trump Aouni kõrval ja kiidab avalikult Liibanoni presidenti. Ta väidab, et liider on väga austatud ja nende kahevaheline suhe on väga hea. On suur au olla koos Liibanoni presidendiga. Ta on oma riigis väga austatud ja tegelikult ka kaugelt väljaspool oma riiki. Oleme varem mitmel korral esindajate kaudu rääkinud ja suhted on väga head. Ma arvan, et Liibanon on olnud väga halvasti koheldud riik pikka aega.
see on uskumatu inimeste grupp, õpetajad, arstid, advokaadid. Aoun ei läinud Washingtoni, et kaitsta Hezbollah'd. Ta võttis suuna, et nõrgestada seda rühmitust, taastada Liibanoni suveräänsus ja lähendada Beirutit Ameerika Ühendriikidele. Trump lubas Liibanoni aidata ja ütles, et riiki tuleb taas austusega kohelda. See lähenemine on Iraani jaoks valus kaotus, sest Hezbollah on alati olnud Teherani üks peamisi tööriistu, et survestada Iisraeli ja mõjutada otsuseid Liibanoni territooriumil. Nüüd palub Liibanoni president just Ameerika toetust, et see relvastatud jõud laiali saata. Trump üllatas samuti öeldes, et ta võiks vajadusel otse Hezbollah'ga rääkida, kui Aoun seda vajalikuks peab. Seejärel tõstatas ta võimaluse, et Süüria võiks osaleda võitluses selle rühmituse vastu. Clash Reporti avaldatud videos kiidab Trump praegust Süüria presidenti ja väidab, et viimane on juba ammu Hezbollah'ga võidelnud. Tony Morales initsiatiivi Liibanonis. Kas toetate endiselt Süüria sisenemist Liibanoni, et relvitustada Hezbollah? Kas te mõtlete sisenemist ja midagi Hezbollah vastu tegemist? No see on kontseptsioon. Teate, meil on Süüria presidendiga head suhted. Ta on teinud väga head tööd. Mind ei üllataks, kui see härrasmees teeks samuti sellist tööd. Ta ühendas Süüria. Ta sooviks sekkuda ja midagi teha Hezbollah suhtes. Kas teate, kas nad on võidelnud? Ta on Hezbollah vastu juba kaua võidelnud. Ma arvan, et see oleks väga tõhus. Ettepanek on praegu veel vaid kontseptsioon, kuid see näitab, kuidas Washington püüab Iraani struktuuri eri külgedel piirata. Marco Rubio oli juba selgitanud, et Hezbollah ei asendata ainult rünnakutega. Strateegia on tugevdada Liibanoni valitsust ja armeed, kuni neist saavad ainsad riigis tunnustatud relvajõud. Investeeringud, ülesehitustööd ja riigi kohalolek lõunas on samuti osa plaanist. Nii hakkab elanikkond saama turvalisust ja kaitseteenuseid. Beiruti, mitte Iraani poolt rahastatud ja relvastatud organisatsiooni. Clash Reporti avaldatud videos küsitakse Trumpilt veel tema enda turvalisuse kohta selle pingelise hetke ajal. Ta vastab, et tunneb end turvaliselt ja küsib, miks ta ei peaks end turvaliselt tundma. Stseen leidis aset Aouni, USA valitsuse liikmete ja ajakirjanike ees ovaalkabinetis. Samal ajal, kui Teheran otsis kiiret pausi, kasutas Trump kohtumist selleks, et kuulutada välja tuumasurve, lükata tagasi nõrk vaherahu ja tugevdada plaani Hezbollah vastu. Liibanonis endas seisis Iraan viimastel tundidel silmitsi 3 samaaegse löögiga. 10-päevane relvarahu ei edenenud pakutud kujul. Picareta mägi lisati avalikult võimalike sihtmärkide nimekirja. Ja Liibanoni president andis Trumpile üle projekti, mille eesmärk on desarmeerida suurim Iraani haru Liibanonis. Teheran püüdis aega võita, kuid Washington otsustas nõuda püsivat vabadust Hormuzi väinas, karistust ameeriklaste vastu suunatud rünnakute eest ja Iraani mõju lõplikku vähendamist Beirutis. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt kasutades ekraanil kuvatavat Pixi-võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on anda teile tõest teavet. Teie panus aitab meil jätkata. Nägemist, kallid vaatajad!